Tere hommikust veel kord kõigile minu poolt ja täna meil siis teemaks Instagram ja oleme siis jaganud selle niimoodi, et hommikupoole on strateegia ja taktikad ehk siis teooria pool ja siis kui peale lõunat hakkame toimetama, siis rohkem toimetame nii-öelda praktiliselt. Nüüd konto kohta, nüüd selle profiili kohta, et mida nüüd, kui sa hakkad oma kontot looma või sa hakkad seda parandama või täiendama, et mida seal siis nüüd tähele panna. Ja esimene punkt on siis see username, see number 1. Ehk siin on HubSpot, väga tuntud digiturunduse firma maailmas. Check, linnukene on näete olemas, jah. Et see võiks olla ideaalis hästi meeldejääv, võimalikult lühikene, aga teine variant on see, et see ongi sinu brändi nimi näiteks. Et see on sinu valida. Et need kaks tingimust. Kas see on sinu brändi nimi või see on mingi lühikene, hästi meeldejääv, relevantne sinu teemaga. See username. Siis ja nimi. Nüüd, miks mul on siia toodud välja, et see võiks sinu niši mingit märksõna sisaldada? Mis sa arvad? Miks on hea, et kas selles username'is ja nimes, mis siin on kasutada seda olulist märksõna. Et mis sa arvad, mida see meile annab, kui me siin kasutame minu firmaga seonduvat olulist märksõna? Mis see sulle annab? Et ta on otsitav. Et ta võib tulla Instagrami otsingutes niimoodi paremini välja. Jaa, täpselt nii. Ehk siis mõtle selle peale. See võib olla sulle kasulik. Aga kui sul tahad ikkagi brändis ühtset joont hoida, siis olgu see nii. Aga ma tahan sulle öelda seda, et näiteks kui me räägime sotsiaalmeediast, siis sul peaks olema tegelikult endal läbi mõeldud kõikides sotsiaalmeediakanalites peaks olema sul tegelikult see ühesugune. Ehk siis kui meil on kodulehe koolitused, siis meil on Facebook on ka kodulehe koolitused, seal on nimi selline. Instagram on ka kodulehe koolitused. Tõsi, see oli juba ära võetud mingil põhjusel, siis ma sain panna sinna kodulehe turundus selleks username'iks, aga nimeks sain ikka panna kodulehe koolitused. Ja see peab olema läbivalt võimalikult siis kõikides sinu sotsiaalmeedia kanalitest, et inimestele jääks see meelde. See peab olema ühesugune igas sotsiaalmeedia kanalis. Oled sa nõus minuga? Okei, hästi. Nüüd kolmas punkt on see kirjeldus ja see kirjeldus tõesti peab, kas sa tead, kui palju saab sinna üldse kirjutada? Mitu tähemärki saab sinna kirjutada? Tähemärk koos tühikutega, tühikud on ka tähemärgid. Teab keegi, ei tea? 140 tähemärki. Ja sa pead sellega suutma ära põhjendada, miks ta peaks kas hakkama sind jälgima või miks ta peaks sellel lingil klikkima. Ja anna mulle väga selge minu kasu rõhutav põhjus. Sest ma endiselt väidan seda, et inimesed on küüned enda poole. Tahad sa seda või ei taha? Nemad küsivad, mida mina siit kasu saan. Ja sina pead talle seda väga selge sõnaliselt ütlema, mis kasu tema siit saab, kui ta klikib sellel lingil ja mis sealt edasi tuleb. Nagu sa näed, siin on toodud välja ka üks nende oluline hashtag. Miks mitte, kui sul mahub, kasutada ka ühte enda olulist hashtagi seal tutvustuses. Muide, siis võiks ka teha üleskutse selle hashtagi kasutamisele, kui sa seda seal kasutad, et miks nad võiksid sinu hashtagi kasutada. Et näiteks mõnedele mõjub see, et kui sa kasutad minu hashtagi, siis ma jagan seda ise ja sinu postitus läheb tänu minule ka suurema leviku auditooriumini. Jah? Aga sa pead talle seda tegelikult ütlema. Sest ta ei saa muidu aru sellest. Jah, link, mis muideks, kui sa vaatad nüüd seda linki siin, mis selle lingiga nüüd teistmoodi on? Miks see link selline on, mis sa arvad?
väga hea, sest see puudutab ka sind, isegi kui sa Instagrami väga aktiivselt tegema ei hakka, siis see järgmine punkt, millist kuvandit sa tahad inimestele jätta, on Instagramis tähtis. Aga nüüd ma toon teile mõningaid näiteid inspiratsiooniks ka selle ühtse mõtte välja toomiseks, kuidas mingisugused firmad on toonud välja oma ühtset stiili, et mida nad tahavad väljendada. Siin antud juhul on siis selline noortepärane, fun, säravad tegelased nii-öelda. See on selle Taco Belli nii-öelda stiil sellel ajal. Või siis näiteks GoPro, olete võib-olla mõni kasutanud mingit GoPro tooteid, ehk siis kaamera paned pähe ja kuhu vaatad, seda on kohe näha, eks ju, ja mida nad tahavad näidata. See kõik muideks, need pildid on läbi kasutajate loodud. Ja? Kasutajad ise on need teinud ja see on see tunne, mida on vaja näidata inimestele, mis neil tekiks. Kui inimene otsib mingisugust hashtagi, kas teie kasutate hashtag'e? Kas te otsite midagi hashtagidega? Ma näen, et Brit kasutab hashtagi, aga kas Kristiina, 4 tükki, kas teie kasutate hashtagi või ei kasuta? Jaa, kasutan küll. Okei. Kui sa kasutad hashtag'e, siis sa näed, et selle otsingu tulemustes, kui sa sealt valid, pakutakse sulle välja mingisugune teatud ports postitusi selle hashtagi otsimise peale. Ja need postitused, mis tulevad praegu siin hashtagidega välja, on siis teinud midagi väga hästi. Kõnetanud oma sihtgruppi, kasutanud erinevaid teisi toetavaid hashtag'e, mis aitavad nendel postitustel välja tuua ja sellest ma räägin nüüd kohe lähemalt. Nüüd on veel üks asi, siin on sul võimalik, eks ju, minna reklaamima seda, aga mitte siit ei lähe. Siit on võimalik öelda, et kus sa tahad, et seda postitust veel postitatakse, et ma vaatan korraks, mis ta nüüd teeb mul siin. Ta lülitas mul nüüd Facebooki sisse, et mul on ta oma Facebooki lehega ühendatud, aga ma seda ka tegelikult ei taha. Ja siin all on advanced settings, kui sa näed, väikeselt kirjutatud. Ja seal on sihukene koht. Okei, sa võid keerata selle pildi postituse kommentaarid välja, kui sul vaja on, aga miks sul peaks olema? No ma ei tea, võib-olla keegi mängib trolli, võib-olla seal on see oluline, aga write alt text on üks koht seal. Näed, accessibility juures, write alt text. Siin on write alt text. Nii, kus ta mind nüüd siit saatis? Ma võtan selle siit lahti. Ja nüüd sa näed, kui ma sellele klikkisin, selle write alt tekstile, sul nagu on justkui veel võimalik sellele pildile kirjutada juurde mingit iseloomustavat teksti, mis seal pildil on. Alt-tekst veebis tähendab alt-tekst seda, et otsimootorid saavad siis selle pildi kohta infot just sellest alt-tekstist. Et muidu need otsimootorid ei saa tegelikult aru, mis on pildil. Ja muideks ka pimedad saavad sellest alt-tekstist aru, et mis on pildil. Ja see on niisugune peen koht, kus sa võid ka seda arvestada, et kui sa tahad nagu veel kommunikeerida sellel pildil olevat ja et kindlasti õiged inimesed leiaksid õigete märksõnadega üles, siis võid sinna kirjutada ühe mingisuguse väikse lühikese lause, mis seal pildil on ja kasutad nüüd õiged märksõnu, mida inimesed võiksid otsida. Ja see mõjutab ka Instagramis nende postituste leitavust. Ja ta pani praegu selle highlightsi, näed, siia esimeseks. Ja. Kuidas sa saaksid seda highlightsi pilti muuta? Et hea on nüüd see, et sul jääb see salvestus, sa saad selle salvestuse, siis kui ma ükskord selle olen valmis saanud, siis sa saad vaadata täpselt järgi, kuidas ma midagi tegin, eks. Et ma tahan seda highlightsi kas muuta või kustutada, et ma kõigepealt klikin sellel highlightsil ja siin on niisugune 3 täppi jälle all, more on siin, eks ju. Võtan selle more'i lahti ja üleval esimene on kohe edit highlight või teine valik on remove from highlight. Ja? Kohe kustutan selle ära, kui tahan, aga ma tahan minna seda editeerima. Ja nüüd on sul võimalus seda coveri pilti minna muutma. Tiitlid ka, eks ju, aga edit cover foto.
ja siit sa võid vabalt näiteks selle nupu kaudu, mis siin vasakul on, minna üles laadima oma telefonist, juba telefonis ette valmistatud pilti, mida sa tahad coveriks panna, coverfotoks panna. Mida sina täna siit õppisid? Täna ja ka selles eelmises Facebooki koolituses mulle vist kõige rohkem jäi meelde see, et ühtegi asja ei tasu niisama uisapäisa teha, vaid hea oleks mõõta, et kas sinu tegevustel on tulemust. Okei. Kas sul veel midagi olulist jäi meelde tänasest päevast? No hästi konkreetne oli, mis ma nüüd üles kirjutasin endale, et kasutada kõiki 3 hashtagi kategooriat. Et nii neid, mis on nagu kõige madalam konkurents, keskmine ja kõrgem. Et selle peale ma ei oleks ise tulnud. Okei. Selge. Aga nüüd ma võtan teise Anu. Meil on veel üks Anu. Et ole hea, ütle sina, kas sinu jaoks oli täna midagi praktilist või asjalikku, mida sa enda jaoks said siit? No ma võiksin sama pikka loengusi ja nüüd maha pidada, kui ma ütlen, mis ma kõik asjalikku sain, sest ma kirjutasin vist 8 lehekülge üles. Sa juudas, sa olid siis ikka väga kiire kirjutaja. Ja ma olen hea kirjutaja. Aga ütle lihtsalt, mis nagu sinu jaoks tundus praegust kõige olulisem. Ära lihtsalt vaata seda, vaid ütle, mis sul nagu tundus kõige olulisem. Mu jaoks oli kõige olulisem selgeks teha, mis vahe on Facebookil ja Instagramil, sest ma tunnen ennast Facebookis väga hästi. Ja ma arvan, et ma sain oma vastuse. Ehk et kui kokkuvõttes mulle meeldis sinu selgituse, et kui Facebook on laadaplats, siis Instagram on nagu kunstisaalis. Okei. Mulle meeldis, et ma sain tööriista, sest minu jaoks see hashtagi majandus on hästi segane olnud kogu aeg. Ma ei saa aru, kus need tekivad ja ma sain päris hea tööriista, mida ma kavatsen hakata nüüd praegu proovima. Okei. Ja ma sain kindluse, et ma tahaksin nüüd homme teha oma esimese Insta-postituse. Ma küll ei tea, mis see on, aga ma tahan proovida. Okei, selge. Aitäh sulle, Anu. Birgit, kuidas sinul on selle Instagramiga suhe? Kuna minul ei ole oma ettevõtet, siis mina sain tegelikult praegu hästi palju praktilisi nõuandeid ja kirjutasin siin hästi palju ülesse ka, et ma olen hetkel toimetaja mõnedele firmadele. Facebooki lehtede toimetaja siis rohkem või? Ja, mitte Instagrami. Okei. Ja nüüd ma saan tegelikult anda ka nendele adminidele natuke nõu, et kuidas ja paremini siis nagu toimetada, sest minul admini õigusi pole. Aga mina sain küll hästi palju head. Tunnen kohe, et sain targemaks. Selge. Nii, nüüd võtame Kristiina ja Sipelgas. Nii, mina kõigepealt sain oma tohututele küsimustele vastused, mis oli väga hea. Siis see, et tuleks vähemalt 3 sellist personaalset hashtagi luua, et mina siiamaani olin otsinud sellised, mis nagu mujal on hästi töötanud, et see oli siuke tore asi. Ma väga tänan targemaid nende kasulike äppide eest, et mis jagati, kus saab nagu asju lihtsamalt teha. Et no ühesõnaga see lõpp läks selliseks, parasjagu keemiaks kätte ära, aga kindlasti ma proovin selle ära. Ja siis selle poe osas ma siis veel võtan ühendust eraldi. Just. Nii, ja nüüd meil on veel üks Kristiina. Kristiina punases. Nii, eks mul on enam-vähem samad asjad, et ma vaatasin, et mis ma üles olin endale kirjutanud, olid peamiselt just need igasugused lingid nendele, need tööriistad, Later ja Bitely ja Linktree ja nii edasi. Siis, et meelde tuleb jätta see, et tee plaan ja mõõda kindlasti. Ja siis võib-olla ka need, et mõned asjad, et mida nagu Facebook või Instagram üritab sulle ette visata, et kasuta neid, siis mida mitte kasutada on ju, et need boostid ja siis umbes reklaami need asjad igasugused. Just. Et mis asjad tuleb nagu kasutada ja mida mitte. Selge, Kristiina Roosilt, palun. No mina sain siin jällegi kinnitus sellele, et tuleb teha selline konkreetne graafik,
ja hea oleks tõesti siis ette ära planeerida, sest kui nagu iga päev ainult seal Instagramis olla ja eraldi teha, et see võib täiesti hulluks minna, et parem ühe päevaga kõik see asi ära teha ja siis on tehtud ja sa ei pea enam selle peale mõtlema. Sa reageerid ainult pärast. Jah, täpselt, et see säästab kõvasti ajusid. Aega ka. Aega jah, kõvasti. Nii et see on üks asi, millega peab tegelema. Siis mina sain ka väga palju toredaid just nagu mõtteid, et mida üldse postitada, et sul oli väga ägedasti välja toodud, et seal graafikus, eks ole, esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, et mis need on, et mida sinna postitada. Et need olid minu arust väga toredad. Ja siis praegu see, mis me nüüd just siin kõige viimasena tegime, et see Ads Manager, sellega ma puutusin kokku mõned aastad tagasi ja see on nii palju muutunud ja see Creative Studio, et need on nagu suhteliselt uued asjad minu jaoks jälle, et selle mõne aastaga on nii palju muutunud. No siis on hea käia vahepeal vaadata, mis toimub, eks ju? Jah, täpselt. Okay. Aitäh sulle. Rein, kuidas sul lood suhted Instagramiga? Hakkad kasutama või ei hakka? Ma arvan, et hakkan küll. Aha. Et eks ta selline minu jaoks uus asi tuleb kõvasti läbi mõelda. Just. Uuesti vaadata koolitust. Jaa, miks mitte? Ja ma arvan, et pilt on rohkem kui 1000 sõna. Selge. Aitäh sulle, Rein. Ja võtame nüüd Janeki. Kas sina hakkad kasutama või sul oli see, jääd enda juurde niimoodi, et panen pildid üles, las seisab? Ma vaikselt mõtlen selle peale, et mul on niivõrd palju muid asju praegu nagu tundub, et olulisemaid asju, et kui ma jõuan nagu sinnani, siis kindlasti ma proovin midagi. Ja? Okay. Ja kuna see video tänasest jääb ka ju alles, siis ma saan vaikselt mõtiskella selle üle ja siis teha. Aitäh. Võtame Briti nüüd. No ja ega siin midagi lisada nagu ei ole. Kõik need, mis juba välja on öeldud, need samamoodi mulle ka meeldisid. Võib-olla päeva alguses oli üks selline huvitav lause, et kas selle aja, mis sa Instagrami peale paned, võiks panna hoopis kuskile mujale. Et nagu iga kord, kui sa Instagrami kontot teed mingile firmale, võib-olla peaks läbi mõtlema, kas tal ikka on vaja seda üldse. Mulle natuke nagu meeldis see, muidugi mul on seda kindlasti vaja, aga lihtsalt, et see on nii nagu ajamahukas töö. Jep, täpselt nii. Okei. Aitäh, Brit, sulle ja Keili. Oih, ma hakkasin ilma mikrofonita rääkima siin juba nii elevil. Et minu jaoks, mul on juba Instagrami palju kogemust ja ma olen päris palju asju juba ära proovinud, aga just selles suhtes, et ettevõtte poole pealt ma ei ole seda varem teinud, et kuidas siis nii-öelda konkurente analüüsida ja konkurentide kaudu oma nii-öelda sihtgruppi üles leida. Et mul oli just sellega raskusi, kuna ma ei ole varem Eesti inimesi nagu sihtgrupina nagu otsinud, aga nüüd on hästi spetsiifiline, mis tegelikult teeb mu elu natuke kergemaks, et sama ka nende hashtagide kohta, et Eestis ei ole nagu üüratu palju neid hashtag'e, et nad on suht kerged tegelikult ikkagi üles leida, et see hashtagide omavaheline jaotus oli ka hästi huvitav minu meelest, et ma siin juba vahepeal hakkasingi oma Exceli lehte ka tegema ja lisama ja otsime sinna juurde, et see hästi palju aitas. Tänan sind vaatamast. Kui sul tekkis nüüd mõni küsimus, kas sisu osas või koolituse aja osas, siis kirjuta julgelt Evele, eve@kodulehekoolitused.ee, ta vastab sulle 24 tunni jooksul.